Allo, tere, tere. Kuidas kuuldavus on? Kuule, kuuldavus on hea. Nii et ma räägin siis Joonas Kolostoviga ansamblist Spiili-Miili. Räägid? Nii, selline küsimus sulle, et kuidas Spiili-Miilil läinud vahepeal on, et sul oli vist, oli teil jaanipäeval esinemine kuskil, et tahad äkki rääkida? Jaa, läinud on tagasihoidlikult. Üks uus lugu on soolas. Jaanipäeval läks normaalselt. Siuke rahvas oli, tuju oli, lõkke oli, liha oli. Kus koha pealt esinemas käsite? Me käisime Ahjal. Ahah. Aga räägi sellist asja ka, et millal see Spiili-Miilil loodi ja millest selline nimi, et räägi sellest ka natukene. Spiili-Miili loodi mingi 2018 äkki või? 3 aastat tagasi, jah? Midagi siukest, jah. Jah, midagi siukest. Spiili-Miili nimi tuli sellest, et see on siuke, vaata, pilla-palla, vaata. Nii kus tuleb, nii läheb. Selles suhtes, et me väga nagu seda paela lõhki ei aja või niiti lõhki ei aja. Et nii kuidas mängime, nii kuidas pillist tuleb, nii ka letti läheb, et Spiili-Miiline. Et ja kas on, uue loo tegite, aga kas on lugusid nii palju kõva tehtud, et nagu plaadi peale panna päris? Meil on 15 lugu, nüüd tuleb 16. Plaati saaks teha küll, aga ma tahaksin, et oleks nii-öelda teemaplaat, vaata. Ma ei taha, et oleks hästi palju lugusid nagu segamini. Sealt ma tahan, et nagu kui oleks rahulik plaat, siis on rahulik plaat ja vastupidi. Äkki on siis niimoodi, et kui rääkus on 3 aastat, eks ole, et kui 5 aastat saab täis, et siis plaat või? Miks ka mitte, võib ju mõelda. No jah, et Spiili-Miili 5, eks ole, et siis on sükene plaat. Ja kes sul neid laulusõnu kirjutab, et ise kirjutad või mismoodi? Need sõnad, need laud, mis on meie enda tehtud, need on minu kirjutatud sõnadega kõik, aga mis on laenatud, need on laenatud. Ja mis laadi muusikat üldse nagu harrastate või ja mingi stiil ka olemas on? Punk. Ahah. Enamasti on punk, et kui on laenatud lugu, siis see tuleb pungi võtmesse teha. Ja kas on nüüd lähemal ajal ka kuskil esinemisi või kutsutud või midagi? Kuule, vaba graafik. Kes tahab, see kutsub. No selge see. Ja on sul mingisugune aadress või noh, et kus nad saavad ühendust võtta? Spiili-Miili@online.ee või siis kirjuta meile Facebooki, leiad meid Spiili-Miili nimelt. Ja kas on mingisugust uudised ka või millega sa üldse nagu ise tegeled ja sõnaga, et midagi sellist tulekul või? Millega ma ise tegelen? Jah. No ise ma tegelen oma tööga, aga tulekul Spiili-Miili mõttes, ma ei tea, uus lugu on tulekul, aga ma jätaks selle saladusse, see on cover lugu siuke, see on hea lugu, tuntud lugu. Ja millal see võiks siis valmis saada? See võiks saada suve lõpp on hea tähtaeg. Ja kas sul üldse tuleb meelde oma kui noor sa üldse oled, ma ei teagi seda. Oi, ma olen siga noor, ma olen täiesti, ma eile sündisin, saad sa aru? Ja ma olen 29, see on mu viimane 20. aasta. Ma saan 30. No vaat siis tuleb juubel ühesõnaga või noh, sükene, jah, ümargune. Kas sul tuleb, nüüd jaanipäev läks mööda, kas sul tuleb ka meelde oma selle 29 aasta, ütleme süke, milline on kõige lahedam jaanipidu, mis on nagu meelde jäänud senistest? Kõikidest jaanipäevast ma üle elanud nagu oma elus. Viinistul oli üks hästi kõva jaanipäev, kui ma noorem olin. See oli nagu hull möll, seal lihtsalt terve küla lihtsalt trampis asfaldi jumala lamedaks. Jaa. Aga soovid äkki oma fännidele ka midagi öelda? Ja ma soovin oma fännidele öelda, et me paneme plakati üles järgmise peoga, et siis pane, et sa tuled ja tule kohale ka. Ma tahan sind näha. No võt. Ja sa teed vist plakatid ja kõik sugu asjad teed nagu ise ka tegelikult vist? Ongi jah, kõik on ise tehtud, hästi tehtud, ise ei tee keegi. Ma tean, et plaadid, eks ole, siis on need igasugused, ma ei tea, kotid ja märgid ja mis kõik on. Kõike teeme, ainult ütle ja tuleb. Et selge seis, aga soovin sulle jõudu, tervist ja pealakkamist. Ole tubli ja terve. Sulle ka tervist. Ja, tšau. Tšau.